mina saan küll öelda tere hommikust ja head vaatamist uue videoga, aga ma ei tea, mis kell sa seda videot vaatad. Tere, minu nimi on Kirill ja meil on selle hooaja, ma nimetaks kõige tähtsam võistlus Laitse rallipargis Jump for Drift. Miks see kõige tähtsam on? Sest see on, ütleme nii, et kodupubliku ees, aga kell on täpselt nii palju, et mina istusin sprinterisse ja hakkame liikuma Laitse poole. Siin tee peal proovime mingi normaalsem alguse teha, aga praegu on kiire. Ma siin hakkasin mõtlema, et Laitse, ma pole üleüldse kunagi Laitses poodiumil käinud ja autoga on kõik hästi, kui midagi ei õnnestu, siis on see minu süü. Aga ma olen 100% kindel, et täna me sõidame, täna meil treening ja kvalifikatsioon, aga laupäev, ehk siis homme on siis see võistluspäev, me sõidame. Ma ei tea kuidas, aga me peame sõitma, sest tõesti, mul on üks karikariiul, mis ei ole juba, eelmine aasta sai Drift Factory Openil karika, aga muidu ma pole semipro autoga päris võistlustel karikat saanud. Aeg on muutusi teha. Seega, kui te näete preview'd või teksti pealkirja, siis te saate juba aru, kas kõik läks hästi või mitte nii hästi, aga mina panustasin selle peale, et läheb hästi ja me tegime ühe suure muudatuse autoga eile öösel, umbes kell 1, aga see on kõige tähtsam muudatus, mis on mind häirinud 2 aastat ja ma loodan, et kõik oli selle taga, sest mul oli üks probleem, mis mind häiris ja ma siiralt loodan, et me saime selle probleemi nüüd lahendatud. Ma pole meetritki sõitnud seukse probleemi lahendusega, aga we'll see, meil on täna trennid. Olgu, näeme Laitses. Me oleme jõudnud Laitsesse, boks on püsti, vaja veel lipud panna, aga meil on koosolek. Ma käin koosolekul ära ja siis räägime, mõtleme, vaatame, mis, kus, kuidas edasi koosolekule. Meil on boks põhimõtteliselt valmis. Ma küll ei tea, mis kaadrid täna tulevad, sest me oleme isaga 2 ja Vitalik tuleb homme filmib tema, aga meil on uus uuendus. Ma loodan, et sellest on palju kasu, ägedad kaadrid saab, siuke kaamera. Seda saab vaata pikemaks tõmmata, aga kuna ma ei usalda väga seda iminappa, siis tegime mingi kiirkinnituse. Lühidalt on aga see, et täna on meil siis trennipäevad ja kvalifikatsioon. Kvalifikatsioon on lõunast ja homme on siis põhivõistluspäev. Ma loodan, et kõik läheb suurepäraselt, et me jää siin isaga 2 hätta ja ma ei tea. Ma ei oska mitte midagi niimoodi rääkida, kui mul on üksi. Ühesõnaga me lähme nüüd vaatame trenni ja peale trenni vaatamist läheme siis tehnilisse komisjoni ja peale tehnilisse komisjoni läheme sõidame.
nii, meil sai trenni tehtud ja samuti käisime koosolekul ja lõpuks ma tunnen ennast väga-väga hästi siin raja peal. Tavaliselt Laitse ei ole minu rada, ma ei saa sellega kuidagi hakkama, aga täna oli väga mõnus. Sisenemise kiirus oli umbes 104, 3 ringi järjest siis sõitsin 104. Kahjuks klippe väljast mul väga ei ole, kuna isa filmis oma juustuga ja see on natukene kehva, külgi ma panen need sinna vahepeal, aga salongi kaadrid ja siis see 360, kui ma oskan seda kasutada, siis neid kaadrid te näete ka. Kui ma ei oska kasutada, siis näete võib-olla Instagramis, võib-olla TikTokis, võib-olla Facebookis, Reelsides, ei tea. Aga ülikõva oli see, et ikkagi ma sain sõbraks autoga ja sain sõbraks rajaga. Järelsõite ma väga ei teinud, ma tegin mõne üksiku, aga ei olnud kõige mugavamad, aga panuse panin praegu, põhirõhu panin praegu eessõidule, sest kvalifikatsioon on vaja teha head ja siis homme hommikul me jõuame veel trenni teha, et sõita ilusti siis paaris sõitu, siis tandemit, siis trenni saame ka selleks teha. Aga muid on hästi mugav, hästi mõnus. Auto on super, nagu mega hea on. Ja lõikasime siit raamid ära, see on see, mis ma video alguses rääkisin, see kõige häirivam osa ja siis siin oli reaalselt mingi 5-7 senti ja kui ma nüüd istun, mul on panoramvaade ja ma näen ka, muidu oli niimoodi, et tantsutooru häirib, siis oli see siin, mis häiris ja veel siin oli ka mingi nii palju, no siit on näha, et siiamaani oli ühesõnaga, see oli väga tüütu ja mitte midagi näe, aga nüüd me parandasime selle olukorra ära ja nüüd on väga lust, seega mul on hea tuju ja ma arvan, et sellest tuleb ka tulemus. Ma siiralt loodan, manifestin. Ja ongi käes kvalifikatsiooni aeg. Just oli üks õnnetus rajal, vähe suurem õnnetus, aga meie sellele ei mõtle. Meie lihtsalt läheme, sõidame, võidame. Raske on, ma arvan, võita, aga anname endast parima. Auto on valmis, isa paneb kohe käima, soojendame natukene difrit, õigukaste ja mootorid ka. Let the fun begin, nagu öeldakse. Uhti auto, sinine 5 BMW omaniku vahetanud ja seal taas sõitmas on, aga Artur Ratmonov esimene sõit 80 punkti. Nii et ka hea põhi, mille pealt minna edasi. Aga praegu rajal Kirill Žukov. Tema Facebooki kontolt on võimalus leida selline huvitav video, kus sama auto aeti jäähalli. Et võtke õhtul, otsige Kirill Žukovi Facebooki leht üles ja kindlasti peaksid leidma ka selle lingi, kus ta selle autoga jäähallis luistimas käis. Vaadake järgi, kuidas siis Pro 2 klassi autoga seal jää peal toimetatud on. Ta on tema teiseks hobiks jäähokki, kui pole sealt videost meil jäi, nii et ega ta siin ilmaasjate jääle ei sattunud selle autoga. Aga kindlasti vaadake, otsige sõitjate sotsiaalmeedia lehed üles. Sealt leiab teinekord päris huvitavaid videosid ja jagatakse ka seal infot nii enda kui autode kohta, aga Kirill Žukov esimene sõit 83 punkti, mis annab talle praeguse hetke seisul 3. koha, nii et aga nüüd siis Kirill Žukov, tema siis 83 punkti all on ja vaatab, kuidas tema sõit siin läheb. Savaklipid ilusti ära võetud, aga siukene üsna kummaline poole vahetus Lõunagrupi autodiileri kurvide vahel. Ja võtab ületraosa oli vägagi viisakas, aga just siin Lõunagrupi ja autodiileri kurvide vahel see poole vahetus oli natukene siukene kummaline. Vaatan siit kordusest järgi. Läheb ilusti. Ja siis see poole vahetus nagu ei ole nagu sujuga, väikse nõksuga, et jätab natukene korraks siukse poole vahetuse pooleli ja siis läheb nagu edasi, et
pigem usuks, et väga palju siit parandust ei tule. Stiilikohtunikul annab pool punkti rohkem ja nurgakohtunik punkti vähem, nii et kui joont vaadata, aga siiski 86,5 punkti. Joone kohtunik annab siit 35 punkti 40-st ja Kirill Žukov parandab oma skoori. Kvalifikatsioonid on nüüd läbi ja nagu ma ütlesin, mul on hea tuju ja hea tunne ja place 3, 86,5 punkti. Väidetavalt peaks olema rohkem, kui ma poleks eksinud mäkke tõusul. Mina pole veel seda videot näinud, teie juba nägite. Seega ma nüüd teen selle premiumi ja laen alla ka endale kaadrit, sest mind huvitab ka, kuidas ma üldse läbi sõitsen. Tunne on hea, seega nüüd me pakime tasapisi, ma ei tea, kas me jääme siia pro-trenne ja kvalja vaatama, ma arvan, otseselt mõtet ei ole, hetkel tundub nii vähemalt ja lähme koju puhkama, toimetada on ka veel oma jagu tegelikult, aga aitäh autole, aitäh papsile, super. Tsiviilriietus on tagasi, trenne me siiski vaatama ei jää, läheme rahulikult siis AKZ Motorsisse, teeme väiksed šašlõkid ja ootame Vitalik, kui sa ära, nad tulid komandööringust või sõidavad vist. Ja homme ma loodan, Vitalik filmib ja siis on palju lihtsam, sest siis on paremad kaadrid, rohkem infot ja nii edasi. Ma arvan, näeme juba homme. Kaamerat on kaasa, kui äkki mingid huvitavad midagi rääkida. Meil on hommik, laupäeva hommik. Me oleme taas Laitses. Vitalik istub juba siin, filmis üles sõidud eilsed. Näitus mulle, tundub okei. Täna vaja parandada. Meil on trenn. Peale trenni lähme otse võistlema. Trenn peaks olema vist tund aega ja siis kõik koos. Auto toimib hästi, käiguväks soojeneb, differ soojeneb, mootor soojeneb ja juba varsti lähme peale. Aga nüüd ma arvan, ma annan kaamera Vitalikule edasi ja Vitalik siis ise majandab, filmib ülevalt alt kõrvalt paremalt ja räägib mulle ka, mis ma tegema teen. midagi lendas generaatorisse ja kuulsin mingid sahinad peale finishit ja siis ütlesin isale ja isa vaatab, et kenekas on mingid asjad sees, mis on võõrkehad, mis seal olema ei peaks. Aga lähme ikka sõidame edasi, otsime samal ajal kenekat, äkki see lendab välja need võõrkeha seal, kuidagi ta sinna sai, siis kuidagi saab välja ka. Aga midagi veel nagiseb, ragiseb ka veermikus, et kui paremale keerates, siis oli kuulda nagu kõik. Vaatame.
Me lähme nüüd sõidame oma Bayrani ilusti ära, tundub, et Genekaga on ajutiselt korras, seega ilus Bayran ja peale seda teeme top 16 ilusama võidu. Leiate omale sealt sobiv auto, nii et võtke aga ligi ja vaadake, mismoodi seal asjad toime pandud on, aga praegu siis Bayranil Kirill Žukov AKZ. Meil on aeg top 16 sõita ja sõidan ma Oss Racingu Paveli vastu. Pavel on hea tuttav, et olen näinud teda sõitmas, sõidab hästi, sõidab kiirelt, mis on kõige tähtsam. Ehk siis minu ülesanne on teda stardis mitte maha lasta. Et kui ma talle järgi püsin stardis, siis on edukas. Seega ülesanne on teada, vaja võita. Proovime. Stardi on valmis, Kirill Žukov ja Pavel Korokovatski. Ees ja Korokovatski on esimese teenlega veel jälitamas. Siiski Genekast me jagu saime ja aitäh Pesur Motorsport, Kevin Pesur ja ta isa, kes päästsid meid hädast välja. Nad andsid meile uue Geneka ja meil õnnestus. Laadimine on tagasi, sest peale esimest ringi tunnen, et pole voolu või näen. Mul on ju seal numbrid jooksevad, praegu nad küll ei jookse, aga seal jooksevad numbrid. Ja ma saan aru, et numbrid on aina vähemaks lähevad ja vähemaks ja vähemaks. Võtsin kõik tarbijad ära, kõik veidikad, kõik asjad. Tegin teise sõidu ära, jõudsin siia ja põhimõtteliselt kohale jõudes hakkas välja surema. Ja mis me siis tegime? Jooksime pesurite juurde ja ütlesin, et Kevin isa juurde läksin, et palun aita meid M50, te olete M50 kunnid siin, teil raudselt on Genekas. Ja siis ütles, kus on ja läksin võtsin. Aitäh ja tähendab seda, et nüüd peab sõitma kindlasti finaali, muud valikut pole. Kirill Žukov ja Randar Kajo. Žukov siis kvalifikatsiooni 3. ja Kajo kvalifikatsiooni 6. Ja Kirill tuleb ilusti sügava joonega. Ilusti võtavad mõlemad ka selle ninaklipi autodilirei kurvis ära. Aga siin on nüüd näha see, kus Randar tegelikult täpselt teab, kus kohal natukene järgi anda. Nüüd on natukene palju korrigeerimist Randari siin ekstreemi kurvi tulles. Et tundub, et Randar ikkagi päris lõpuni ei suutnud seda korralikult sõita, et see sattus siin ekstreemi kurvi algusesse võib talle maksta edasipääsu koha. Et muidugi, et ka Randar siin eile treeningutel hädas pigem küll just selle sisenemisega. Et rääkisin temaga ka enne kvalifikatsioone natukene ja ütles, et proovis ühte teistmoodi, aga tundub, et tandemiteks ja kvalifikatsiooniks tegi selle vähemalt sisenemise paika, aga nüüd siis eksis siin tagasõidus ekstreemi kurvi sisenemisel, et seal auto väga otse lähedaselt oli ja kõvasti ta seda sinna kurvi lõpuks sättis. Aga vaatame, nüüd tuleb õige pea sõit
teistpidi, kus siis Randar Kajo ees ja Kirill Sukkov jälitama minemas. Ja on ka kohtunikud oma otsuse ära teinud ning esimest sõidust ning teine sõit stardi on saanud. Randar Kajo läbi ilusti, Sukkov vajub kuidagi nagu läbi. Läks nagu seest sukelduma, aga vajus väga välja. Kuidagi kummaline on Randariga see eessõit, et ei tea, kas mehel endal on sõitmisega probleeme või vaevab autot mingi probleem, et kuidagi niisugune väga, väga kummaline see eessõit ka Randaril välja tuli. Kuni siis motokoppade kurvieelse poole vahetuseni oli nagu kõik, aga siis tundus, et nagu see poole vahetus oli kuidagi niisugune veider ja ega see ekstreemi kurv oli ka siin ikkagi tunduvalt teise joonega, kui ta võib-olla oleks võinud olla, et see nurk ikkagi natukene sinna sisse tekkis. Ja vaatame, kas mu märkused peavad paika ja Kirill Sukkov, ja siit paarist saab edasi Kirill Sukkov. Et tundub, et Randarile ikkagi see eessõidus suuremad eksimused tekkisid ja see talle saaduseks sai, aga kohe kohtunike kommentaar. Nii, siit paarist siis saab edasi auto number 89 ja põhjuseks väga lihtne, tegelikult Randar Kajo eessõit suhteliselt kehvakene taaskord. Esimeses kurvis läks gaasi peale alles poole kurvi pealt ja see ei ole nii-öelda kohtunike silmis hea või õige tegevus, samamoodi poole vahetus ninaklipparis oli liiga hiline, mis automaatselt suunas ta neljandas sabaklipparisse alles umbes kuskilt keskkohast ja sellist eessõitu kohtunikud kindlasti näha ei taha, mis tõttu sai siis Kirill Sukkov siit edasi. Ilusti, esimest sabasliku väga ilusti sügavalt ja start kohe tulemas ja nüüd iseenesest tekkigi stardi või õigeaegselt tundub, et punast tuld ei ole ja battle for the first place, for win, for third. Ja Kirill Sukkov väga sügavalt kohe. Võib-olla
üritame siis selle mikrofoniga leida. Pro 2, esimene poodium. Levi mind ka tabab, et ma ei sätiks ennast jälle küsimust. Kvalifikatsiooni võitja 92,5 punkti, Ruudi Lumiste. Qualification winner Ruudi Lumiste, 92.5 points. Aga alustame siis poodiumiga, we start with podium. Third place, Emil Stisins. Teine koht, second place, Kirill Žukov. Oli Kirill oma kolmanda kvalifikatsiooni tulemuse üle väga-väga õnnelik ja mis on veel parem siin juurde panna kui teine koht poodiumil. Henrik, panjem kaos, kaoso panjem saakuma. Ja aplaus esikolmikule Henrik Stulbinskis, Kirill Žukov, Emil Stisins. Balti karikavõistluste kolmas etapp, Jump for Drift ja Laitse. Kvalifikatsioonis ootasid sa võitu ka siit võistluselt? Nädal aega tagasi ma panin eesmärgi, et poodium peab tulema, sest 1,5 aastat pole ühtegi karikat sattunud mu riiuri peale. Ja tundub, et peaaegu pool võitu. Ma mainisin mitu korda ära, sattusin ka ise vaatama seda videot sul jäähallis, et kuidas ikkagi auto sinna sisse sai ja kas see video on veel ka Eestile vaatamiseks täitsa olemas? Täispikk video tuleb umbes 2 nädala pärast, see on küll valmis, aga kuna ma teen graafiku alusel, siis on 2 videot tulemas ja siis tuleb see jäähall. Jäähalli video tuleb väga huvitav, sest mul on 2 hobi, drift ja jäähoki. Jäähokiga ma olen tegelenud nüüdseks juba, ma ei tea, 20 ei ole, 18 aastat vist. Ma vahepeal oli küll väike paus, aga 18 aastat ja siis ma nägin kuskil, et keegi sõitis autoga lihtsalt jää peal, see oli arvatavasti Norra ja mul tekkis idee, et miks mitte kombineerida jäähoki ja drifti, siis 2 põhihobi omavahel. Ja ma tegin seda ja suur-suur aitäh Haabersti jäähallile, et andsid mulle sellise võimaluse. Nii et talvel, kui lumi maas on ja asfaltil driftida ei saa, siis sa pigem lähed jäähalli hokit mängima, kui talvel drifti sõitma? Ma teen mõlemad, et nädala sees on trennid jäähokis ja nädalavahetusel on kuskil rajapäev. Aga veel palju õnne sulle ja edu järgmises võistluses. Aitäh sulle! Aitäh kõigile! Did you wait at the podium today? Soe! Väljas on ka soe. Naudi! Aitäh! Kas te näete seda või? Seda, oota, kui teine ma näitan lähemal. See, ma ei ole kindel, et te nägite. Aga lõpuks ma lubasin video alguses, ma lubasin nädal aega tagasi, ma lubasin kõikidele, et tuleb poodium. Ja kui ma juba top 4 sain, ma sain aru, et finaal ootab ka. Finaalis ma olin natukene siuke skeptiline, aga meil oli Henrik Stulbinskis ja temaga on meil sõidetud juba korduvalt ja ma olin valmis, ma olin kindel, aga viimases kurvis lõi mul mikski pärast rooli käest lihtsalt välja ja sinna see jäi. Aga ma arvan, et ei ole midagi hullu. Lõpuks 1,5 aastat pole täiendanud rivi ja nüüd ma täiendasin selle. Hiljem räägime veel, emotsioonid on hetkel aes, pakime ära ja me vaatame prood ka natukene. Tahaks tänada kõiki oma koostööpartnereid, kellega me oleme jõudnud sinna, et karikate riiul täienes taas
ehk siis AKC Motors, Trailer Rent, Driftikeskus, Start Autokool, Enaco Parts, DDG Baltic ja Mototron. Aitäh teile! Näete seal seda karikarivi, ma saan lõpuks täiendada seda ja ma juba panin ta sinna, ta seisab täpselt seal, kuhu ma näpuga näitan. Oi, kuidas ma väga tahtsin, ma nii väga tahtsin ja nagu ma video alguses ütlesin, ma manifestasin, et peab tulema karikas Laitsest. Ja ta tuli Jump for Drift 2025, teine koht. Natukene jäi küll puudu, et see esimene koht saada, aga ma arvan, pole midagi hullu. Küll me jõuame veel esimese koha ka saada. Aga nüüd on üleskutse kõigile. Meil on Daugavpilsi võistlust ja sinna ma ei plaaninud mitte kuidagi minna ja mul on jäänud alles 2 tutikat treffi. Mul on vaja selleks vähemalt, no ütleme julgelt 30 tükki. Seega, kui keegi teab kedagi või keegi saab ise toetada, siis all on kogu info olemas ja kindlasti palun maksimaalselt jagada seda videot. Ja ma loodan, et kõik läheb hästi ja Daugavpilsis me näeme, sest juba praegu on teada, et ma hoian Eestis 3. kohta. Ma ei arvestanud sellega, aga nüüd on nii ja esimene koht pole kaugel. Seega nüüd ma pean kõik etapid kaasa sõitma, sest aasta poodium oleks ju väga tore saada semi-pro klassis või täpsemalt Pro 2 klassis. Aga seni, aitäh teile kõigile, kes vaatasid seda videot. Aitäh teile kõigile, kes käisid koha peal, tegid pilti, soovisid edu. Edu oli vaja, edu aitas mind kaasa. Ja ma arvan, et näeme juba varsti. Meil on tulemas veel üks jäähalli video, millest siis kommentaator hästi pingsalt rääkis hästi palju ja see on päris äge. Ning lisaks on arvatavasti tuleb üks trennivideo veel vahele ja siis me saame lihtsalt minna Daugavpilsi ja Daugavpilsis tuua äkki veel ühe karika või äkki 2 karikat. Nüüd on vaja pushida. Kui enne ma võtsin seda pool muidu või mitte pool muidu, aga ma võtsin seda sukest enam-vähem chillilt, siis nüüd ma pean tagasi tulema siuksesse olukorda, kus asi muutub võistluseks ja tõestama ennast kui ka autot, sest asi enam ei ole ei autos ega millekski muus kui lihtsalt mina ise. Ma pean ennast kokku võtma ja tooma sinna riiulile karikad juurde. Kuigi samas, kui me vaatame, siis karikatele ruumi siin ei ole enam. Peame tegema ühe riiuli veel, kas siis siia allapoole või siis sinna ülespoole. Taas kord aitäh kõigile ja jälgi mind Instagramis, Facebookis, siin samas YouTube'is. Maksimaalne repost ja see you later. Aitäh. Ciao.